No tegelikult see oli alguses nagu naljaga võetud. Я оказалась там 13 лет. Ma teadsin, et kui see esimene kord siis nagu tuleb, et siis enam tagasiteed ei ole. Kuna ta iga nädal 1000 eurot ei teeni, siis ta lihtsalt viib mu välismaale prostiks ära. И ты не знаешь каждый день, вернешься ты, откуда ты вернешься, что с тобой там будет, кого ты встретишь. Ma olin väga raskes depressioonis selle kogu asja toimumise ajal. Suitsiidmõtetega naisi, prostitutsiooni kaasatud naiste hulgas on üle 40%. Need on ainult mõned seigad noorte naiste lugudest, kes on kiire tulu, katkise perekonna või halbade kokkulangevuste tõttu hakanud ennast internetis müüma. Teie ees rullub lahti lugu internetiavarustes paiknevast vilkast allilmast, kus valuutaks on eurod ning kaubaks mitte miski muu kui inimkehad. Äri tegelik hind, lõhutud saatused ja hinged. Kuidas on lood aga nende vaimse tervisega? Tänapäeval on prostituudi ostmine sama lihtne kui näiteks toidu tellimine või veebipoest riiete ostmine. Eesti internetimaastikul leidub 10 lehekülgi, kus pakutakse kõike, mida keha või hing ihkab ning seda kindlate hinnakirjade alusel. Eestis on prostitutsiooni kaasatud kuni 500 naist ja seda veel ametlikel andmetel. Märkimisväärne hulk nendest kannatab vaimsete probleemide käest juba enne teekonna algust. Toome teieni 3 avameelse naise lood, kes räägivad, milline on tegelikult digimaailma kolinud seksiäri ning milliseid probleeme see endaga kaasa toob. Kuna tegemist on äärmiselt delikaatsete lugudega ning allikad kardavad tõsiselt enda elu, tervise ja heaolu pärast, proovime ohvreid hoida võimalikult anonüümsetena. Antud loos räägib 23-aastane Annika meiega läbi telefoni, Narvast pärit Alisaga tegime videokõne ning 21-aastase Mariti lugu on taas lavastatud. Ohvrite nimed on allikate kaitsmiseks muudetud. Ma käisin väga palju tööl, aga raha oli ikka liiga vähe. Seega mingi hetk mulle siis meenus, et ma olin kunagi telekast näinud mingit klippi, kus olid siis mingid tüdrukud, kes siis enda keha müüsid ja nad panid ikka väga korralikku summa sellega kokku. У меня начался подростковый период, а у меня у брата порок сердца был. То есть мама занималась только братом, на меня 0 внимания. То есть в чем это заключалось? Я боялась из комнаты выйти в туалет, естественно, меня начинал орать. А ему покупался виноград, соки. У меня этого ничего не было. Antud loos proovime eelkõige saada aru, mis noori naisi niivõrd kurioossesse ametisse viib ning kuidas see mõjub nende vaimsele tervisele. Selgub, et noori tüdrukuid, kellest enamikul on juba vaimsed häired, värvatakse välja pääsmatusse seksiärisse enamasti enese teadmata. See sillutab aga teed vaid vaimsete probleemide süvenemiseks. Psühhoterapeut Eda Mölder, kes on prostitutsiooni kaasatud naisi juba 18 aastat aidanud, sõnab, et keskmiselt möödub 5 aastat, kuni naistel hakkavad ilmnema tõsised vaimuprobleemid. Vaadates erinevates foorumites ja saitidel ringi, ei ole millegi üle imestada. Naisi koheldakse kui lihatükke turul, objektifitseeritakse ning osati ka vihatakse. Vaimse tervise kahjud on väga suured, et päris palju naisi saavad posttraumaatilise stressi, neil on dissotsiatsioonid, päris mitmed on aeg-ajalt on psühhoosides. Nii et tegelikult vaimse tervise häired, kehataju häired, eks tahetakse kuidagi, et keha oleks teine, nii et see häirete hulk on tegelikult väga suur, mis tingib siis osalise töövõime või täitsa töövõime kao. Ja pealt näha on tegu meil noore kena naisega, kelle puhul sa ei arva, et ta tegelikult ei ole millekski suuteline. Aga see sisemine häbimärgistus vahel on nii suur, et see ei võimalda sotsiaalses elus enam osa võtta, ei võimalda nii-öelda tulla ja elada muud elu. Et see häbimärgistus on nii suur, et naised kannatavad foobiate all. Päris palju on sotsiaalfoobiat tegelikult, mis ei võimalda minna näiteks tööd tegema muud.
psühholoogilt ma ka abi ei saanud, aga kuna psühholoogi teenus on suht kallid, siis oligi see, et esimese korra ma sain nagu ise käidud, ise makstud, aga nüüd ma käin siis perearsti nii-öelda selle saatekirjaga ja ma helistasin neile ja nad ütlesid, neil on aasta aega, kõik ajad on täis, et nad panevad mu järjekorda. Aga kas sa oled vaimse tervise abi saamiseks pöördunud ka mõne abiorganisatsiooni poole? Ma käin, kui isiklik, kui jätta välja see töö oma see, siis ma käin nagunii psühhiaatri nende juures. Aga on nendest ka abi? No eks ikka on. Tundub, et ärisse sisenemisel mängib vaimne tervis väga suurt rolli. Küsimus on, kas naine saab enne ärisse sisenemist viimasel hetkel abi või mitte. Eda Möldri juhitud Eluliini koduleheküljel leidub mitmeid numbreid, kust leiab vajaminevat psühholoogilist abi ja nõustamist. Põhjaprefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Rait Pikaro sõnul hoiab internetilehekülgedel vohaval prostitutsioonil silma peal ka politsei. Jälgime tegevust, mis internetis toimub, me vaatame, millised kuulutused on üles pandud, vaatame taustu ja just selle poole pealt, et välistada siis seal igasuguste kuritegude toimepanemist. Meie huviorbiiti kuuluvad kõik leheküljed internetis, ka miks mitte sotsiaalmeediagrupid, kus seksuaalteenuseid vahendatakse või siis pakutakse teenuse pakkuja lisandumusel. Ikkagi üritame temaga kontakti leida ja teha kindlaks, kas kõik on ikka korras. Et mitte kõigini me ei jõua, olen selles ka kindel, aga siiski meie praktikas on ka juhtumeid, kus me oleme nii-öelda olnud siis need esimesed kliendid, kes on sinna naisterahva juurde näiteks sattunud ja peale meie selgitustööd ta on vähemalt meile lubanud, et ta ei jätka seda eluviisi ja mõistab neid ohtusid, et neid juhtumeid on praktikas olnud. 3 naist ühendab asjaolu, et nad pakuvad oma teenuseid läbi internetilehekülgede iha.ee ja voodi.ee. Olukorra paremaks mõistmiseks tegime samuti konto veebileheküljele, mida reklaamitakse kui kohtinguportaali, kuid paraku kubiseb näljastest klientidest. Meie fiktiivsel profiilil on 37-aastane naine, kes ei ole identifitseeritav. Lisame kuulutuse rubriiki Naine otsib naist ja kõigest 2 päevaga laekub meie postkasti 155 kirja täkku täis meestelt. Kirjade sisu on pehmelt öeldes nilbe, alandav ja kohati rõve. Enamik kirjadest on tulnud meestelt, kes pakuvad seksteenuste eest raha või nõnda nimetatud kingitusi. Kirju lugedes ei ole imeks pandav, et prostitutsiooni kaasatud naiste vaimse tervise probleemid ainult süvenevad. Panin eelmine aasta Halloweenil sõbrannaga, panin korterikaaslasega, panin need ilusad riided selga ja mõtlesime, et teeks natukene nalja. Alustasin esimesele kuulutused, otsin suhkruissit, aga hoopis läks kohtingute peale. Registreerisingi end iha-portaalis ja hakkasin siis otsima endale inimesi, et kes mulle siis raha annaksid ning vastutasuks annaks siis ma nii-öelda ennast vastu. Tegelikult minu jaoks selline müümine väga vastik ja rõve. То есть я так и начала, я положила 8 евро, подала на воде ей одно объявление, Алене звонков очень много было, и понеслась. И в это же время я потеряла квартиру. То есть мне уже отказаться от этого было никак. Квартиру, работу я потеряла. Naised on meelitatud väljapääsmatusse nõiaringi. Pealt näha kergesti teenitav raha kutsub naisi leidma oma probleemidele justkui lihtsaid lahendusi, kuid kiire tulu on selles loos ainult jäämäe tipp. Kuidas päriselt sellistele lehekülgedele armastust müüma satutakse ning mis sellega kaasneb? Ärge nüüd arvake, et kõik naised ise lähevad ja teevad. Neid ikka kallutatakse sinna ja põhiline kallutaja on sõber või meessõber. Värvatakse läbi suhete. Tegelikult neid haavatavaid noori inimesi otsitakse ekstra välja. Tegin ära ja siis tegi minust ilma loata pilti ja siis hakkas ütlema, et kui ma talle iga nädal 1000 eurot ei teeni, siis ta lihtsalt viib mu välismaale prostiks ära. Kui leitakse natuke selline naiivne tüdruk, kellega saab niimoodi mängida, mida nooremalt inimene siseleb prostitutsiooni, tema kahjud on väga suured. Ta lihtsalt raha teenida saab ka muude asjadega.
Võib küll jääda mulje, et internetilehekülgedel teenuseid pakkuvad naised on sinna sattunud halbade kokkulangevuste, puuduliku hariduse või rahaliste probleemide tõttu, kuid siiski kinnitavad nii eluliin kui ka politsei, et haavatavas olukorras olevaid tüdrukuid värvatakse süstemaatiliselt, kasutades selleks inimsuhteid. Paljud neist ei tule isegi selle peale, et abi küsida. Just sellise nõiaringi ning vaimsete probleemide tõttu on haavatud naistel seksiärist lahkuda pea võimatu. Et selge on see, et mida lühem aega on prostitutsioonis, seda lihtsam on väljuda ja mida pikemat aega olla prostitutsioonis, seda raskem on väljuda. Ja tõenäoliselt osad inimesed ei suudagi väljuda. Ja see tähendab ka sellise majandusliku külje väga madalat taset, et tegelikult rikkaid inimesi selles sfääris ei ole. No, oleneb. Mina näiteks suvel ma teenisin päevas 300 eurot. Paljud minu vanused saavad vist küsida vanematel toetus. Mina näiteks kahjuks ei saa. Mina elangi oma pisikesest palgast. Meil inimesed väidavad, et on eluga väga rahul ja teenistus on selline piisav, aga kui me puutume sama inimese kokku hiljem mõne aja pärast, siis see olukord on juba muutunud ja ilmnevad probleemid ja nagu ma ütlesin, mida pikaajalisemalt selles valdkonnas tegutseda, siis suurem tõenäosus on ilmselt, et seal probleemid tekivad. Oli see, et need summad, mis nad reklaamivad seal, 200, 400, 600, 800, et need summad ei ole tegelikult päris. Selles seltskonnas, see on see sotsiaalne pool, ei ole enam ühtegi inimest, kes annaks nõu, kuidas näiteks väljuda sellest olukorrast. Sest mitte kellegi huvides ei ole, et noor inimene sealt väljuks. Et see tegelikult on selline tupiktee, kust välja ei saa. Девушка переступила эту грань один раз, что обратного пути нет. С нашими налогами, с нашими зарплатами, только из-за этого тяжело выйти. Prostitutsioon on jätkuvalt probleem, millele ei eksisteeri lihtsaid lahendusi, kuid ärisse värvatud naistel on selles osas ka endil mõningaid mõtteid, kuidas tööga paremini hakkama saada. Именно не легализуют. Они должны дать право платить налоги. То есть жить как обычным людям. Пока нам не дают право жить как обычным людям, мы не сможем. On raske öelda, et see on pigem selline poliitiline otsus ja ma arvan, et mõlemal juhul on omad plussid ja miinused, et ma arvan, neid tasub tõsiselt kaaluda. Arvan, et meie töö sisu ükskõik milliste regulatsioonide juures väga oluliselt ei muutu, et see must turg, ma arvan, et säilib igal juhul ja seal on meil nii-öelda tööd ja teabe kogumist jätkub pikemaks ajaks alati. Paljud seksiärisse kaasatud naised kannatavad vaimsete probleemide all juba enne valdkonnas tegutsemist ning prostitutsioon ainult süvendab vaimset kriisi. Samuti on murekohaks asjaolu, et tüdrukud ei alusta oma tegevust iseseisvalt, vaid värvatakse eriti alatute meetoditega seksiärisse. Mida nõrgem on naiste vaimne tervis, seda kergem on lõksu langeda. Paljud prostitutsiooni kaasatud naised ei oska, saa või julge ise abi otsida ning see võib endaga kaasa tuua fataalseid tagajärgi. Et naistena te kujutate, et teil on boyfriend, seksite iga päev ühe sama inimesega. Nüüd mõtlete, et te seksite iga päev erineva inimesega, täitsa võõra inimesega, kes lõhnab, kes haiseb, kes on vägivaldse seksiga, kõik. Ja nüüd mõelge, et te teete iga päev seda 5, 6, 7, 8 korda. 40 tundi järjest, meil on olnud need inimkaubandus, 40 tundi järjest seksinud võõrast inimestega. Kas jääb mõistus pähe? Ei jää. Ka niimoodi juhtud, et ma näiteks või telefoninumbrid ja kõik ära vahetada, aga mõned kliendid võivad aadressi veel mäletada ja see ootamatult ukse taha tulla. Vaikselt tuleb hakata, ma tean, minevikku unustama. Это настолько личный выбор, что кого-то это спасает, кого-то уничтожает. Я никому советовать это никогда не буду.
но и запрещать тоже не буду.